Minu kõrval istuvad tänased järgmised saatekülalised, Unistuste bändi liikmed ja endised kolleegid. Teete nüüd Superstaari ka, ma loodan? Ikka. Muidugi. Rääkige sellest, kuidas prooviperioodid läksid Unistuste bändil. Ja Rein, võib-olla kõigepealt alustad sina sellest, sest sinuga oli meil telefoni teel ikkagi sellist arutamist Raadio 2 inimestega, et miks just see laul. Ja sa rääkisid väga põnevalt, põhjendasid väga põnevalt seda, miks oli see bänd tollel ajal väga oluline. See oli üks väheseid bände, mis enne minu bändi oli, mida ma kuulsin. Pärast oli neid veel, aga virmalised ja ma mäletan lapsena, tšukke bänd oli ja enne kui ma ise lugusid tegema hakkasin, siis ma kuulsin seda. No, millised laulud sellest sinu lapsepõlvest virmaliste loomingust sulle meelde jäid? Ma nii pealkirjad järgi, ma ei jäta kunagi lugude pealkirju meelde, aga igatahes see lugu, mida me täna hakkame siin töötlema, seda ma mäletasin küll. No, miks sa soovisid just seda suve häält teha? See ei olnud minu valik sugugi, ikka teie toimetust valis selle. No. Oli. Ei olnud, toimetus tahtis palju paremat lugu, seda Imelik masin. Ei no, seda ma ütlesin küll, et kui on nende kahele valida, siis mulle meeldib see lüürilisem lugu rohkem. See Imelik masin, see rock'n'roll, seal pole midagi teha olnud üldse. Palju huvitavamalt, palju parem oleks olnud. Kuule, ega sa ei ole praegu selle asja palgale, sa pead mulle vastu vaidlema kõiges kriitikult. Mihkel, kuidas teil prooviperiood sujus? Me ei teinud ühtegi proovi, me tulime lindistasime ära kogu lugu, mingit prooviperioodi ei olnud. Rannapiga, kuidas sul sujus? Kohutavalt. Selles mõttes, et me ikka ei saa kuidagi. Ei saa. Me laseme nad üsna pea lavale. Olge ootel, teile esineb üsna pea